Enne meie saate vahepausi rääkisime just keraamilistest plaatidest ja nende kasutamisest, kuid kui teil on plaanis oma vannitoas või köögis keraamiliste plaatide poole pealt teha väikseid muudatusi, siis vana mahavõtmine tegelikult on väga suur töö ja üks lihtsam võimalus on vanad plaadid lihtsalt üle värvida. Teil on nüüd selliste plaadi ülevärvimise kogemus olemas, aga mis värviga te seda teete? Meil Coloratomi salongis on sellised Autentico kriidivärvid Versante sarjast, mis on nüüd veekindlad ja pestavad. Nendega on selline lugu, et nad nakkuvad peaaegu iga pinna peale ja vana viimistlust ei ole vaja ära võtta. See tähendab, et ka isegi glasuur plaadi peale. No ma olen siin nüüd hästi umbusklik selle koha pealt, minu teadmised kriidivärvist on sellised, et katsud seina, käsi jääb valgeks, et vaat see on nüüd kriidivärv. Tänaspäevased kriidivärvid ei ole enam sellised, et tahame selle kohe ümber lükata, et kriidivärv ei määri. Siia on lisatud natukene lisaaineid, mis nüüd kõik on loodussõbralikud. Ja see lisaaine, mis siia on sisse pandud, see siis annabki veekindluse ja pestavuse. Kus ma võin testida enne, kui värvamiseks läheb? Testida võib näiteks meie salongis, et ootame teid alati, võite tulla siia proovima, see kõik on tasuta. Millised plaadid te olete meie jaoks nagu ette valmistanud? Kas nüüd need matipinnaga või see läikiva pinnaga? Tegelikult vahet ei ole, aga meie võtsime praegu selle tumedama pruuni, et näha seda kontrasti, värvime pruuni valgeks. Päris hästi ta nüüd katnud ei ole, nüüd on umbes pool tundi vist on kuivanud. Jah, värv kujub kuskil pool tundi kuni tund aega ja praegu oleme ära teinud esimese kihi. Aga tegelikult toone on ju rohkem ka, ta ei pruugi nagu kriidivalge olla. Ei, absoluutselt mitte, et Autenticol on üle 150 värvitooni, nii et valikut on. Et need, kellele tundub selline lihtne valge natukene liiga igav, siis on võimalus teha peale muster. Ja selleks pakume meie välja musterrulli. Et see on üks selline huvitav asi, millega saab siis erinevatele pindadele mustrit teha. Et ei pea tingimata sein olema, võib olla glasuurplaat, võib olla paber, võib olla isegi kangas. Kui suur nende rullide valik on? Rullide valik on nüüd kahes mõõdus, on sellised väiksemad ja suuremad. Aga mustrite valik on seal paarikümne juures. Ja töö käib hästi lihtsalt? Töö käib väga lihtsalt. Musterrulli tuleb nüüd täita pintsliga. Selleks võetakse pintslile värvi ja kantakse svammile. Nii kaua, kui svamm on täidetud värviga ja siis saabki värvima hakata. Värvi toib näiteks laudlinu, kardinaid, voodipesu, no mida iganes, et kuhu te tahate mustrit peale panna. Pesumasinat pesta kannatab? Ja kannatab pesta täiesti ilusti pesumasinas, värv maha ei tule. Ning lõpetuseks mõne sõnaga teie töötoast salongist nii üldisemalt lisaks värvidele tegelete ju muude asjadega ka? Ja lisaks Autentico kriidivärvidele saab meie käest ka naturaalseid õlivahasid, siis saab erinevaid mööbli kaunistamise elemente, samuti käsitööd ja lisaks me tegeleme siin erinevate õpitubadega. Ning värvimisest veel alustasime seda juttu vannitoa või duširuumi seina värvimisega, plaadi värvimisega. Kui kaua ta kuivama peaks enne, kui uuesti duši alla kannatab minna? Värv tegelikult kuivab poole tunni kuni tunniga, aga selleks, et duši alla minna, võiks tal lasta ikkagi ööpäeva tahaneda. Lõin siin mõttes minuteid, tunde kokku, kui see värvimise protsess käis ja tuleb välja, et kui üks nädalavahetus vannitoa remont ette võtta kohe laupäeva hommikul pärast seda, kui nurgakivi saade lõpeb, alustada, siis tegelikult esmaspäeval saate juba täiesti uue väljanägemisega vannituppa duši alla minna. Miks mitte?